Austatud Vabariigi president Rüütel, head daamid ja härrad, tere hommikut ka minu poolt. Kõigepealt kuna moderaator tutvustas mind kui humoristi, siis ma kõigepealt ütleks, et millega ma mingil juhul ei ole nõus oma hea sõbra rektor, doktor, professor, akadeemik, minister Aaviksooga. Ta ütles, et meil on vaja teadmistepõhist majandust. Ma pean ütlema, et ma seda mõistet juba pikemat aega vihkan, sest sellest võib teha osa Eesti Vabariigi elanike järelduse, et teadmatusepõhine majandamine on nagu alternatiiv. Ma usun, et 21. sajandil kahjuks ei olegi alternatiivi, seetõttu me võiks seda majandust nimetada majanduseks, sest ilma teadmisteta seal midagi teha ei ole. Teine asi, mis ma nüüd järsku märkasin, siin kaaskõneleja ütles, et tegelikult võiks see portfellite arv olla niisugune paindlik. Mulle ka vahel tundub, et võiks küll, et aeg-ajalt võiks mõnele anda, aga kohati ikka mitme valitsuse puhul võtaks nii mõneltki ära. Et kui ta oleks vähe paindlikum, saaks nagu võib-olla asi see. Nüüd, mis minu arvates ikkagi puudu on ja miks meie liigume edasi just täpselt nii aeglaselt, kui me liigume, siis ega siin midagi uut ei ole. Ma olen endiselt seisukohal, et meil puudub või on hästi kõvasti puudu argumenteeritud diskussioonist ühiskonna liidrite vahel, erinevate huvigruppide vahel, erinevate asutuste, struktuuride, organisatsioonide vahel. Ja ma rõhutan siin korras veel korra, et diskussioonist ju puudu ei ole, ega ämbriga andmine käib ju pidevalt üksteisele. Aga vaat sellest argumenteeritud diskussioonist on puudu. Kohati see diskussioon meenutab sellist lasteaia diskussiooni, et minu isal on palju teravam nuga või palju pikem auto. Teine, milles ma olen sügavalt veendunud ja paraku ka praegune ülemaailmne majanduskriis on seda ilmekalt tõestanud, et Eesti arengu kõige suurem oht ei ole sugugi mingisugune välistegur. Isegi praegune majanduskriis ei ole muuseas kõige hullem asi. Ikka see kohalik rumalus on see kõige hullem asi. Et praegu on nagu selgelt ära mõõdetud minu arvates, et ka nii kõva majanduskriis ei ole Eestile nii suur oht kui kohalik rumalus. Ja seda on siin nagu mitmel korral juba väga ära mainitud, mis need hädad siis on. Esimene lugu on see, et meil on pidev valimiskampaania. Tema lihtsalt on. Minu arusaamist mööda ei ole võimalik riiki valitseda, kui riigi valitsemise otsused saavad olla tehtud ajahorisondi järgi 1, 2, kõige vingemad otsused 4 aastat. Riigi valitsemiseks on vaja teha otsuseid ajahorisondis 10-20 aastat. Nüüd, kui me teeme ikkagi neid otsused nii, nagu me teeme, lähtudes permanentsest valimiskampaaniast, siis ei saa see riigi valitsemine kvaliteetne tulla. Ja siin on nagu läbi käinud ka see valitsemise efektiivsus. Ma olen seda mitu korda öelnud, minu meelest kõige efektiivsem riigi valitsemise vorm oleks muidugi valgustatud diktatuur. Seal on muidugi see jama, et esiteks, kus sa seda valgustatud diktaatorit saad, endal on ka parasjagu muud tegemist ja üldiselt inimkonna ajalugu on tõestanud ära, et see valgus kipub silmis ära minema, kui need kangid korralikult pihku on saadud. Praegu meil on parlamentaarne vabariik, mille puhul peale igat valimist suur hulk elanikkonnast kirub, et kes kurat küll valis sellise parlamendi. Tõesti imekspandav. Ilmselt ikkagi see osa, kes valimas käis.